Me alustame sellega, et ma palun teil kõigil tõusta püsti ja me teeme ülisükse rahuliku, mõnusa venituse, sirutuse siia algusesse. Ole hea, panne sõrmed niimoodi sõrmseongusse. Tõsta need käed siia mõnusalt lae suunas ja nüüd kalluta ennast ühele poole, kalluta teisele poole ja mõnusalt need selja ja õlavinged siit mõnusalt välja. Ole hea, lase käed niimoodi mõnusalt kukkuma ja natuke raputa õlad. Ja võtta sõrmseong siia selja taha, ja? Ja nüüd mõnusalt siruta rind hästi uhkeks ja käed liiguvad vastassuunas, mõnus venitus. Ja jälle lase käed siit mõnusalt kukkuda, õlgadega natuke tanssi ühele poole, teisele poole. Ja nüüd sa võid istuda või jääda püsti siis seisma ja edasi kuulata. Ja ma arvan, et on õige aeg siis sisse juhatada meile Kaie. Tere kõigile minu poolt ka. Mina olen Tartu Tähetera algklassi õpetaja, töötanud koolis väga kaua aega ja ma usun, et kui ma näeks, kes siin on, siis kindlasti paljusid ma tunneksin ka või teie tunnete mind vähemalt nägupidi. Et nagu algklassi õpetajale kohane, siis iga 3-4 aasta tagant kukud sa jälle potsti esimese klassi, nii et ma õpetan esimest klassi ja see annab õpetajale kohe sellise võimaluse ennast proovile panna, sest kõik see, mida sa esimeses klassis külvad, siis seda sa tavaliselt 3. või 4. lõikad. Ehk nii tublid nagu need lapsed siis 3.–4. on, et see alus laotakse esimeses klassis. Need 2 aastat on olnud erilised tänu sellele koroona ajale ja meil on siis kooli jõudnud lapsed, kes eelmine aasta, pool aastat olid lasteaiast eemal ja nüüd olid päris tükk aega ka koduõppel ja see on tekitanud siis olukorra, et meil on nagu restart praegu, et nagu hakkab jälle 1. september, et alustasime esmaspäeval nädal tagasi uue sellega. Ja kuna ilmad läksid nüüd lõpuks ometi nii ilusaks, et enam mitte ei taha klassitoas olla, mul oli küll plaan, kuidas ma peale koroona aega olen hästi palju õues, aga eelmine nädal see õnnestus meil seda teha suhteliselt vähe, siis see nädal on meil planeeritud küll täiesti õues õppeks, eriti kuna hakkab ka keskkonnakuu, nii et eriti põhjust on õue minna. Ja tänase päeva me veetsimegi 2/3 õues. Mina olen natukene erilises olukorras, et õues meeldib mulle lastega käia, aga klassikalist kooliõue meil pole ja sellest tingituna tulebki siis mõtelda, et kuidas selle õues õppega on. Õues õppe seostub väga hästi liikuma kutsuva kooliga, õues õpe seostub väga hästi kehtiva õppekavaga, kus õpetajad suunatakse lastega tegema rühmatöid ja uurimustöid ja kus sa neid klassitoas ikka teed. Aga kui praktilisest küljest rääkida, siis on õpetajal hästi palju ka sageli küsimusi selle õues õppega, et kohe tekivad, et kas seda üldse teha ja miks seda teha ja kus seda sel juhul teha ja kui tihti teha ja kellega teha ja kellele teha. Selles mõttes, kui kellele on kindel, et ikka oma õpilastele, aga siis kellega, et pean ütlema küll, et mitmekesi seda tööd planeerida on kindlasti kasulikum, sest see töö, mida sa planeerides teed, on tavaliselt võib-olla natukene suurem kui see, mida tavatund eeldab või vähemalt on sul asju mõnevõrra rohkem ja kõik see taandub siis lõpuks, et kuidas ma selle õues õppe korraldan. Ma usun, et päris paljud õpetajad kasutavad õues õpet palju. Meil on nüüd pikad vahetunnid, kus käiakse õues liikumas ja mängimas ja ka seda saab õppeks täiesti kutsuda. Meil on palju loodusõpetuse ja ka mujal tööraamatutes ülesandeid, mis eeldavadki, et lapsed lähevad õue, uurivad kevadlilli või pungasid, aga neid me võime ütelda, et see oleks nagu õppekäik. Et käime, vaatame koos ära, natuke õpime ka õpetaja juhtimisel, aga mina püüan nüüd rääkida, et kuidas on võimalik korraldada seda, et me ilusa ilmaga ja vahel ka koleda ilmaga, aga ütleme, see eesmärk ei tohiks olla see, et sa iga hinna eest lähed õue, vaid et lastel oleks seal mõnus olla ja et see õppimisprotsess oleks seal mõnus. No minul on oma kooli juures välja
või valida ainult üks koht, kuhu niimoodi tunniks või paariks minna ja see on loomemajandusõu ja loodusmaja park ja see õnneks on päris tore koht. Siin on kooli klassiaknas tehtud pilt ka. Õue minek on hästi palju seotud vahenditega, sest kui sa õppima lähed ja lähed koolimajast välja ja üsna kaugele nagu meil, siis sa pead kõik selle padajänni kaasa tassima, sa ei tohi mitte midagi klassi unustada või siis pead kiiresti tegema selliseid ümberkorraldusi, et sa ei jookse mingi tahvlinätsu või maha jäänud pallikese pärast klassituppa tagasi. Ja sellepärast meie iseseisva õppimise päev täna nägi välja selline, nagu ta mul siin kõrval oleval pildil on, et kogu see padajänn oli meil kaasas, kaasa arvatud istumisaluseid 8 lapsele. Nüüd mina räägiks rohkem sellest, et kuidas minna õue õppima ja ma olen nagu enda jaoks teinud selgeks, et üks asi on õpetaja juhtimisel õppimine, aga kui kasutada ära ilma ja viia lapsed õue selleks, et nad saaksid olla värske õhu käes ja päikesevalguse käes natukene rohkem aega, siis väga hästi tegelikult sobivad sellised iseseisva tööpäevad või tunnid, olenevalt sellest, mida sul võimalik korraldada on. Ja see eeldab õpetajal eelnevalt natukene mõtlemist. Minu soe soovitus on see, et need ülesanded ei tohiks olla väga keerulised, vaid pigem need võivad olla siis ka suurimuslikud, et lapsed uurivad midagi välja ja pärast tehakse sellest kokkuvõte. Või siis vastupidi, kordavad sellised päevad või ülesanded, kus nad on juba õppinud ja nad saavad nende ülesannetega suhteliselt hästi hakkama. Et viia kokku 2 asja, õues olemine ja liikumine ja anda sellele tegevusele motivatsiooni juurde, siis väga head on sellised ringmeetodil ülesanded, kus lapsel on ülesanded antud ja ta liigub siis ühest punktist teise, kas siis üksinda või rühmaga. Mina eelistan neid rühmatöö variante. Saavad, kui rühmad panna enda suva järgi paika, et seal on tugevamaid ja nõrgemaid lapsi, siis saavad nad suhteliselt kenasti toimima. Väga heaks abiliseks on pärlikaardid, mille abil seda teha, et sul on 8 erinevat ülesannet, erinevate värvide järgi liiguvad need lapsed. See on selleks hea, et ühes rühmas või ühes töökohas ei oleks korraga väga palju lapsi. Aga kui need ülesanded on sellised, et seal võib rohkem lapsi korraga olla ja õpetaja saab seda tagasisidet reguleerida, siis loomulikult võib olla ka nii, et ta on otsimismänguna üles ehitatud, et lapsed otsivad neid punkte, kas need on siis numbrite järgi või nad on mingisuguse sõna üksikute tähtede järgi, et kui on tehtud õuesõpet, sa hakkad õutähest peale ja otsid kõik need punktid ülesse. Siis kasulik on panna sinna vahele selliseid lihtsaid ülesandeid, mis oleks nagu liikumispausid või vahetunnid. Siis mina kasutan selleks nii töölehti kui ka tööraamatuid ja töövihikuid, nii et me võtame seljakotiga kaasa pinalid ja vajaminevad töövihikud ja tööraamatud. Tõsi, ruudulistesse ja joonelistesse vihikutesse ma õues ei ole kirjutanud, sest tahaks, et käekiri oleks seal ilus, aga küll on seal tore lugeda, küll on seal tore mingisuguseid loodusõpetuse töid täita ja miks mitte ka arvutada. Ja siis lisaks tulevad kunstiülesanded, lõbusad lisaülesanded liikumise juurde. Kui hakata mõtlema, et miks ma seda teen, siis tegelikult sellistel päevadel on väga suur kasutegur minu jaoks. Kõigepealt saan ma jälgida, kuidas lapsed töötavad, nende koostööoskused kindlasti paranevad. Nad saavad tõesti rohkem liikuda, kui sa paned need tööülesanded üksteisest kaugemale. Sama iseseisvat tööd võid sa ka klassis teha või koridori peal, aga siis see liikumise asi jääb natukene väiksemaks seal juurde. Ja teiseks õpetab see tasapisi ka lastel sellist õpimotivatsiooni ja eneseregulatsiooni, et enne töö ja pärast lõbu, see ei tule kergelt. Esimeses klassis, mõnes klassis
tuleb see üsna lihtsalt ja teises klassis tuleb ta üsna vaevaliselt. Hetkel olen mina sellise teise variandi juures, aga ma ei jäta jonni ja ma usun, et küllap nad õpivad selle. Ja mis mulle hästi meeldib selliste päevade juures õues õppides on see, kuidas nad üksteiselt õpivad. Et nad aitavad üksteist, nad märkavad, kui mõni rühmaliige maha jääb ja kutsuvad teda endaga siis kaasa ja kasulik on teha nii, et ei tohi tormata ette, vaid rühm saabki liikuda koos. Mõned näited, kuidas siis teha saab. Kui sul on ülesandepunktides võimalik kokku panna mingisuguseid mõistatusi, kui nad otsivad mingit infot ja saavad kirjutada sinna, siis on abiks sul kindlasti need kirjutamisalused, mis meil õnneks koolis ka täitsa toimivad. Võivad kirjutada igaüks ise sinna kirjutamisaluse peale, aga miks mitte? Pildikesed tänasest iseseisva tööpäevast esimese klassi lastega. Meil oli ülesandeks lugeda ühes punktis kevade luuletus, kevad, kus oli 4 salmi, aga nad olid seal kolmekesi, nad pidid oma osad ära jagama. Neil oli lubadus lugeda kiiges, et kui nad on osad ära jaganud, siis nad harjutavad kiiges kiikudes. Ja kui see on tehtud, siis lõbusalt liugumäest alla lastes tulevad õpetajale seda lugema, et nüüd ongi näha, kuidas poisid veel harjutavad lugemist, aga tüdrukud on jõudnud juba sinna 3. ülesandeni, ehk nad loevad mulle seda luuletust. Ja kui lapsed teevad seda järjekorras, siis ei ole seda, et nad peavad väga pikalt ootama. Mis selliste päevade juures on tore, kui need ülesanded on üksteisest kaugemal, et on näha, kuidas alguses on seda rühmatunnet hästi palju, et rühm hoiab kokku, nad liiguvad kogu aeg joostes, aga mida pikemaks see päev läheb, meil oli ta täna 2 tundi, isegi natuke võib-olla söögivahetunnilt rohkem ja kuidas siis jalg läheb tentsimaks ja liikumine läheb aeglasemaks ja keegi enam nii kohutava kiirusega ei jookse, siis alati on hästi tore kasutada selliseid vahendeid, mis ei märgu, kuiva ilmaga on see lihtne, aga siin kõrvalpildil on arvutamismäng, meil oli rada 36-ni, kus nad siis veeretasid täringut, liikusid täringu näitu liites järjest edasi ja seal kõrval olid ülesanded 36-ni iga arvu jaoks. No näiteks nimeta Eesti president ja nimeta 3 kevadlille ja 3 rändlindu, kes meile tulevad ja 3 paigalindu või siis see, nimeta 3 arvu, kus üheliste koha peal on 0 või 3 arvu, kus 10-liste koha peale kirjutan 3 või omadussõnu 3 tükki. Ja nii nad said rühmas vaikselt arutada ja mõtelda seda. Alati võib seda teha ka õpetaja juhtimisel, et õpetaja kontrollib, aga ma arvan, et sellised õues mängutunnid võiks olla ka vahetevahel sellised, et sa kogu aeg kõike ei kontrolli. Et see on rohkem lustiks. Küll saab teha siin ka kontrollharjutusi, kus päris töö on. Meil on pisikesed tunnikontrollid täiskümnetega liitmise ja lahutamise kohta ja siis kasutavad nad istumisaluseid pingi peal, võtavad sealt roosast ümbrikust endale selle pisikese tunnikontrolli ja ülesanne oli siis see tunnikontroll tuua õpetaja kätte. Ja vaat seda tööd ma saan kontrollida ja vaadata, et selles mõttes väga lihtne. Siin on näha ka see pärlikaart, mille põhjal nad siis neid ülesandeid täidavad ja pingi peal on näha ka natuke, et nad on parajasti punases punktis ehk seal oligi see arvutamise ülesanne ja all paistab natuke punast serva, kus kohas on, kuhu nad peavad minema, kas suure tamme juurde, kas karusselli juurde, kuidas nad peavad minema, kas nad peavad minema 100-jalgsena, kas nad peavad minema galopphüpetega, kui see on kaugemal. Mul on olemas see tööjuhend, nii et ma võiksin seda pärast Reelikale saata, nii et selle võib laiali saata koos nende 36 ülesandega, mis seal täringumängu juures olid. Siis punktides kontrollida saab teadmisi, just selliseid rühmateadmisi, on väga tore see fliistek, kus kohas saab teha selliseid ei-jah vastuseid. Sa lased lastel lugeda raamatust loo ja nad loevad seda kus iganes õue peal
ja siis kogunevad kokku ja sa esitad küsimusi ja vastused on kas jah või ei, või õigemini mitte küsimusi, vaid väiteid selle jutu kohta. Meie kordasime siin rändlinde ja paigalinde, nii et mina ütlesin lindude nimetusi ja nemad siis otsustasid, kas see on rändlind või paigalind. Seal teki sees on 2 auku, üks on ümmargune ja teine on meil ruudukujuline. Paigalinnu olemasolul pidi tennispalli koostöös veeretama läbi selle ruudukujulise augu ja rändlinnud lendasid läbi ringikujulise augu. Ja kui see oli veeretatud õigesti läbi, siis nad pidid koos kükitama ja hõikama mulle kas paigalind või rändlind. Ja nii saime kontrollida kõik need esimeses klassis õpitud linnud läbi. Siis kuna me tegeleme esimeses klassis kirjatähtedega hästi palju, siis jälle see kärbsepiitsa mäng, mis on paljudele algklassi õpetajatel ja kindlasti suurematel õpetajatel ka selge, et selle saab ka õue viia. Kohe muutub jooks palju pikemaks ja seda mängu said lapsed mängida 2 korda. Üks kord tund või selle iseseisva töö alguses, kus mina näitasin neile sõnakaarte ja seal taskutega teki peal olid pildid ja nad siis kahekesi võistlesid ja pidid lugema ja minema lööma selle, kas on kass või on koer või mis loomakest ma seal näitasin. Ja pärast, kui nad lahendasid seda pärlikaardi tööd, siis olid neil ümbriku sees 5 sõna, pildid muutus, või mitte 5, vaid 6 sõnakaarti ja siis nad omavahel võistlesid, et kõikidel oli oma ümbrik. Nad panid ümbrikud sinna põrandale ja ühe kaupa võtsid sõnu välja ja viisid pildi juurde selle sõnakaardi. Kui töö oli tehtud, ma heitsin pilgu peale, väga ei kontrollinud ja kiitsin ja palusin igal ühel panna 6 suvalist sõnakaarti jälle ümbrikusse, et järgmisel rühma lastel oleks võimalik uuesti mängida. Ja ei olnud mingit segadust, et peavad olema tingimata kõik need enda omad. Õues tehes võikski olla kogu aeg selline lahendus, et see oleks hästi lihtsalt tuleks välja. No lõbusaid liikumisi. Siin liiguvad nad mul 100-jalgse käiguga. No 100 jalga meil nüüd kamba peale kokku ei tulnud, aga neil üheks rühmatööks oli liikuda 100-jalgse kõnniga, et lapsed ulatab ühe käe jalgade vahelt järgmisele ja teise käega võtab siis eelmise lapse käest kinni ja saavad sinka-vinka liikuda. Liikuda oli päris mugav, aga natukene naljakas ka. No täna oli meil liumäest alla laskmine, et kui lugemas tulid õpetaja juurde, said liumäest alla lasta. Võisid proovida lasta kas kahekesi või üksinda. Peame häbiga tunnistama, et oleme kasvanud nii suureks, et kahekesi oli väga raske sealt kitsast liumäest alla lasta. Pidi üksinda tegutsema. Siis õuetundideks valin ma hästi sageli selliseid otsimismänge, kus kohas igasugused foto, aarde ja värvijahi töölehed, mida rühmades täita on väga toredad. Selles mõttes, et nad arendavad ka neid koostööoskusi. Sellega saab valida, et käbisid, männikäbi, kuusekäbi, kevadlilli, puudevilju, et kas sa leiad neid, kus sa leiad neid. Ma ütlen, et mina ei ole kõige osavam inimene selliseid töölehti tootma, aga ma ütlen, et meil on väga palju toredaid kolleege, kes neid toodavad ja igal pool jagavad. Nii et kasutage, aga hästi aitäh sellele inimesele, kes selle kevadse otsimismängulehe tekitas, see alles liikus ringi ja seda me möödunud nädalal käisime siis otsimas. Mina mõtlesin, et meil ei ole ühtegi T-tähega asja sealt igavast sellest ja siis tuli välja tulp ja tamm ja trepp ja terve trobikond asju tulid sealt välja. Minu enda väga hea kasutusvahend, ma tean, lasteaiad kasutavad palju, on see munakarbi mäng ka, et kus kohas saab asju koguda väikestesse pesadesse, siin on värvimäng, aga siia võib ka panna siia munakarbi põhja peale nimekirja, mida lapsed peavad hoidma ja nad ei pea alati isegi mitte neid asju sinna sisse koguma, vaid nad võivad ka sõnu koguda ja kirjutada, et millist lindu nad kuulevad ja panna endale siia kirja. Et niimoodi on võimalik neid asju toredasti klassituppa edasi kanda. Siis
neid mänge on nüüd päris palju ja muidugi, mis mulle väga meeldib teha õues, on alati kunsti teha. Ja just nende vahenditega, kuhu sa siis satud, et siin on nüüd mõned väiksed näited, et siin all see liivamuffin, mida me tahtsime teha tegelikult hoopiski ühe emadepäeva projekti raames, ei õnnestunud eelmine nädal, kogu aeg sadas vihma ja oli kole, aga et täna said nad seda teha ja kaunistada oma liivamuffinikesi ära ka, aga erinevaid variante, laduda oma nimesid, laduda omadussõnum, teha selliseid pildiraamiga väikesi klõpse, kui on võimalik neid pildistada, aga kõike ei peagi pildistama, seda võib ka pärast käia ja näidata teistele. Ja neid kunsti tegemise pilte on siin teisi ka, et seda saab teha talvel, lumega, saab teha värvid, võtta kaasa ja loodusliku materjaliga ja sellega võib õppida ära täitsa tähestiku, kui jagada ära, et koolis on üsna palju võimalusi, et õuesõppega võikski mõtelda seda, et mitte, et ma peaks mõtlema mingeid väga erilisi töid välja, vaid et milliseid ülesandeid ma võiksin õue viia. Nii võib õues teha jooksu ette ütlust puude vahel kõndides või harjutada lihtsalt töövihikust ülesande lahendamist, et kui ma saadan selle tänase iseseisva tööpäeva, sellest ei ole pilti, sest see on nii igav, näeb välja, et lapsed lihtsalt kirjutavad, aga nad lahendasid ühte loodusõpetuse töövihiku ülesannet, mida panna selga, kui sa kevadel õue lähed. Et sellist tüüpi ülesandeid või oli rühmitamise ülesanne vist, et sellist tüüpi ülesandeid on väga lihtne õue minna tegema. Ma soovitan hankida endale kas piknikutekke või väikesi neid kaltsuvaipu, mida saab ilusa ilmaga kaasa võtta või kasutada kooli juures olevaid pinke, et lastel oleks mugav istuda. Ja nüüd ma vaatan kella, et kell jõuab nagu päris mõnusasti, ma natukene kippusin kiirustama, et kellast ikka korralikult kinni pidada, et meil oli kokkulepe sellise poole tunnise rääkimisega, aga mul on siin nüüd üks liikumisülesanne. Kui te oleksite õues, siis te saaksite endale teha pai, et selle ma ühe koolituse raames mõtlesin, et see sõna pai on nii armas, et sellega saab igasuguseid harjutusi teha, aga teiega võiks nüüd teha ühe sellise õuepai. Kui sa oled ka toas, nagu mina istun siin klassitoas, siis proovi leida endale sellised kohad, kuhu sa lähed nüüd. Ma annan sulle liikumise ja sina liigud. Õues oleks lihtne puu juurde minna, aga proovi leida mõni tore koht, kuhu sa läheksid, mis hakkab alustuseks T-tähega ja sa liigud sinna nagu looduses armastavad olla, jänkuhüpetega, käed või panna puusa või kõrvadeks, nii nagu sulle meeldib. Nüüd liigu eriti pikkade hiiglase sammudega mõne A-tähega asjani, vaata, kas sul õnnestub sealt minna. Ja kui sa oled sinna A-tähe juurde jõudnud, siis proovi teha üks imeilus piruett, nii et keeruta ennast nii, et sa saad kas kannale või varbale jääda ja vaata, mitu ringi sa enda peale suudad teha. Ja kes ei sai ainult ühe ringi, siis võib proovida veel rohkem teha, ja teisele poole ka, et pea ringi käima ei hakkaks. Ja neid asju, mida õues teha, võiks rääkida lõputult, aga äkki kuna me otsustasime, et me väga palju korraga ei räägi, et inimestel on mingi vastupanuvõime, siis võtke kaasa patju ja palle ja mõelge igasuguseid vahvaid asju välja veel. Aga aitäh teile kuulamast. Jaa, just, Kaie. Suur aitäh sulle. Väga põnev oli. Ja siit tuli ka kohe üks küsimus, et sa rääkisid jooksu etteütlusest. Ja küsimus tuligi, et mis asi on jooksu etteütlus? Ma võin seda rääkida küll, sest seda kutsutakse ilmselt natukene erinevalt. Kunagi väga ammu, ma arvan, et see oli mitukümmend aastat tagasi, sain ma selle jooksu etteütluse idee
mingilt koolituselt, mis mulle ei meenu, aga ma kahtlustan, et seda võisid pidada äkki soomlased või keegi teine. See ei ole üldse seotud jooksmisega tegelikult, aga see oli seotud juba tollal ebahariliku liikumisega. Et tavaliselt tähendab etteütlus seda, et õpetaja ütleb ette ja lapsed vihikusse kirjutavad. Aga tegelikult me ju koolis harjutame päris palju ärakirja, et ta kirjutaks õigesti, et ei ole ju ainult see, et me kontrollime seda, vaid me harjutame seda. Ja siis mina kutsun teda jooksu etteütluseks, keegi kutsub võib-olla kuidagi teisiti, siis ma kas klassitoas panen erinevatele seintele esimeses klassis alguses võib-olla sõnakaardid, hiljem laused juba, vahel mõistatused, vahel vanasõnad tähtpäeva kohased, näiteks kadripäeva kohta. Ja kui me oleme vihikusse pealkirjastanud selle, siis lapsed võivad tõusta püsti, otsida omale selle ja kirjutada neid vihikusse. Vihikud on kogu aeg laua peal, nii, aga ta võib käia seal kas või 10 korda vaatamas, peaasi, et oleks õigesti maha kirjutatud see asi, mis seal on. Ja see annab talle võimaluse liikuda ja õues on seda ka väga tore teha, et kui sul on pargipink, kus on lapse staap ja sul on seal puude küljes mingisugused laused, siis ta saab tulla ja neid kirjutada oma lehe peale. Või mingeid tarkusi, näiteks loodusõpetuses, et hunt on kiskja või no, mida sa iganes tahad õpetada, et see õpetamise töö on nii loovtöö, et mõtteid, ma arvan, et kui ma saadan teile oma need kirjad, siis teil tuleb nendega seoses veel 1001 asja, et mida võiks samade mängudega teha, et need teemad korduvad, tegevused jäävad ja vahel vahelduvad natuke. Ja, siin tuli ühelt osalejalt ka kommentaar, et seda sama jooksu etteütlust, et saab teha ka nii, et üks rühmaliige jookseb tekstini, jätab lause meelde ja läheb siis ütleb oma kaaslastele ja siis jookseb jälle järgmine lugema. Jaa, nii, aga õpetajad teevad erinevalt seda. Jaa. Aga siis tuli ka küsimus, Kaie, et mis asjad on pärlikaardid? Nii, ma korraks tõusen püsti ja toon kohe pärlikaard. Kuna meie iseseisva tööpäev esimesel klassil sa ikkagi planeerid nii, aga planeerid küll, aga jumal juhatab, on ju, et meie ülesandeid pooleli ja homme lubatakse sama ilusat päeva, siis me läheme seda jätkama ja siin on nüüd üks poolik pärlikaart. See pärlikaart, jätan meelde 4 tükki oli siin ees, on liikumislaborist esimeselt koolituselt saadud, neid on 8 tükki erinevad värvi põhjadega ja igat värvi pärlikesega. Ja siis ongi see, et kui laps alustab sellest ülesandest, mis on tal siin kaardi peal, mustast, need konkreetsed lapsed, otsib üles, kus on mustaga tähistatud ülesanne, lahendab selle, lükkab selle siia taha ja nüüd on tal hea järge pidada. Järgmine ülesanne on tal oranž ja ta otsib selle järgmise asja üles. Ja selliseid kaarte anti meile kokku 8 tükki ja kui jagada nad 4 gruppidesse, on parajasti 24 klassi jagu kaarte igal õpetajal olemas. Aga ma ütlen teile ka, et kui ei ole pärlikaarte, võtke näiteks värvilised legoklotsid, pange sinna või mille järgi saab teha, et oluline on nagu see juhis, et mille järgi laps seda, võivad olla ka numbrid, aga need on lihtsalt igavamad. Et selles mõttes, ja ise ma leidsin ühe toreda mänguse hällikapsi mäng on lastel väga tuttav, kuidas nad neid topse laovad ja seal on 5 ülesande kaardid samade värvidega, kui on 5 ülesannet vaja, võtke igale lapsele see hällikapsi kaart ja ta saab kohe vaadata punane, sinine, kollane, roheline, on ju, et mis järjekorras ülesandeid lahendada. Just, väga hea, Kaie, aitäh selgituse eest. Nii, mina küsiks sellist asja, et sa näitasid alguses seda pilti, kus sul oli see muljet avaldav hulk asju, mis sa sinna õue kaasa võtsid. Et võib-olla selline hästi nagu praktiline nõuanne, et kuidas sa kogu selle tavari sinna õue ikkagi nagu korraga viid siis? Selleks on vaja lasteabi, kirjutamise alused ja need tasakaalulauad
tantsid lapsed mul kenasti kohale, igaüks sai ühe kaenlasse. Siis mul on olemas sellised 2 suurt sangadega kotti ja kuna ma võtsin täringuid ja neid rõngaid, mille sisse pallimänguks oli vaja koguneda võimlemisõpetajate ruumis, siis seal oli üks selline, ütleme selline plastikkorv, nagu on tavaliselt poodides, et sellega oli mõnus siis asju kaasa võtta. Aga ma siiski mõtlen, et ma pean omale klassi kohvri muretsema, nii nagu oli Liikuma Kutsuva koolil, et see oleks tore panna kõik asjad kohvrisse ja võtta kaasa. Et see on kindlasti tulevikumuusika, kuigi meil on siit trepist alla vaja minna sinna õue peale ja seal võib-olla kohver kõige mugavam ei ole, aga nad on vähemalt kõik koos. Ühesõnaga kotid, korvid, kohvrid. Ja kui me nüüd kuuleme, et toidupoodides on need korvid ja kärud on kuhugi massiliselt hakanud ära kaduma, siis teeme näo, et me ei tea midagi. Ma ei teagi, kust meil on saanud see, et neil on seal mitu tükki, aga ma loodan, et mitte mingist poest. Nii. Ja siis ma küsiks Kaia veel seda, et sa mainisid ka, et sina ise selline väga suur töölehtede tegija ei ole, aga et sa leiad neid kuskilt, et kus need kohad on või kust sina ise sellist inspiratsiooni? Ma ütlen, et kui mul on vaja töölehte, mis mul pole silma jäänud, siis ma saan nendega hakkama, aga ma ei hakka iga hinna eest neid töölehti tegema, et võib-olla nii kaunis kujunduses ma neid teha ei oska, aga muidu ma neid oskan teha. Aga kõigepealt Liikuma Kutsuva kooli lehe peal ju väga paljud inimesed jagavad. Siis on klassiõpetajate ideid ja sellised, mille liikmeks ma olen registreerinud ja siis need õpetajad siin pidevalt, algklassikud on üks selline koht, kus kohas, et ma usun, klassiõpetajad teavad päris palju ja küll neid saab osta väikse raha eest ja küll neid saab ka sõprade poolt niimoodi alla laadida.